Ma ei ole jõudnud isegi süüa täna. Mina ka ei ole. Nii ei tohi teha enda kehale, et sa ei söö. Vaat siis, kes nüüd räägib? No ma tean, et ma teen ise ka seda praegu, aga sa ei tohi teha niimoodi. Tohi, ja ma tean. Daniel käib mulle nii pinda sellega kogu aeg. Ja tulebki anda kütust, muidu keha mõtleb, et what the fuck. Keha niimoodi mõtleb seda. Mis sa teed minuga? Okei, aga siis jah. Ei, lihtsalt eile õhtul ma olen jube üüber by the book nagu söönud viimasel ajal onja, ja ei ole nagu libastunud, aga eile mulle toodi koju küpsiseid, mida ma nii väga tahtsin. Ja siis ma sõin neid natuke ja siis ma hakkas pärast jumala halb olla. Aga ära karista ennast. Toiduga ei tohi ennast karistada ega premeerida. Ei, seda ei ole üldse. See on täpselt niimoodi, et kui on tunne, siis söön. No et nüüd siis Fit Heidi ja Fit Taki minutid lõppevad ja algab saade. Tere, armsad külmaväristajad ja kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Alustame nüüd ametlikult saatega ja me peaksime kõigepealt rääkima sellest, et 8. mail on meil sünnipäeva erisaade, mis tuleb laivis kõigepealt Patreonideni ja YouTube'i liikmetele. Ja see tähendab seda, et ülejäänud rahvas saab päevakese hiljem kätte selle saate. Jah, saate laupäeval. Jah, aga selleks, et siis tulla ja meiega olla, kas me oleme kellaaja kokku leppinud? Teeme hiljem, siis inimesed on juba kodus ilusti, saavad vaadata meid. Teeme mingi... Teeme kes hiljem, sest et kui inimesed saavad välja minna, siis nad saavad vaadata meigi tegemise kõrvale meie laivi. Ma arvan, et 7 on väga hea. 8.05 19.00 patreon.com/kikimoorid ja YouTube'ist @kikimoorid kanal. Ja siis on ka kuulajakirjade spetsiaal, nii et tähistame siis koos Kikide 6 aasta sünnipäeva. 6 on juba? 6. Täitsa haige. Ma olen täna päev otsa elanud mõttega, et 5 on endiselt. Ei, 5 me tähistasime ära eelmine aasta. Ei, ma saan aru sellest nüüd. Ja oli täiesti mitte meelde jääv aasta 2020, kui me alustasime seda elukast siin. Mida rohkem, et sa 6-aastaselt ikka tahad, ja et ma oma nime mäletan. Seda küll, nii et oleme põngeriajast väljas ja hakkame varsti kooli minema. Ja kiirelt siin, kuna mul fur baby ootab, et ma õue taga läheksin, siis ma väga pikka algust ei tee, aga Laura käis vahepeal koristamas ja ta lubas, et ta kogub kõik need lood kokku ja saadab lugejakirjana või kuulajakirjana ka, aga oli ta siin üksi, kui mina käisin kuskil asju ajamas ja koristas ja ühel puhul teda siis katsuti vasakust küljest niimoodi ja teisel puhul ta tundis lihtsalt ei kuskilt tulevat meeste parfüümilõhna, aga ta jätkuvalt ütleb, et siin ei ole ebamugav olla ja ta ei tunne nagu midagi halba, aga ehk siis temal aina juhtub siin. Ma arvan, et see majahaljas, kes lihtsalt, ma ei tea, üritab näidata tänulikkust, et keegi siin koristab vahelduseks. Lisan siia juurde, et Laura käis minuga ühe korraga trennis ja hakkas ka seal juhtuma, nii et mina olen seisukohal, et need asjad käivad temaga kaasas. No võt, müsteerium lahendatud. Aga mis seal trennis juhtus siis? Ma ei mäleta täpselt enam, aga midagi seal oli. Kas kuulsime samal ajal mingit X-asja või mingi asi oli nagu siuke täiesti... Nagu sa polekski paranormal podcaster, et sa pead siukseid asju meelde jätma. Mina ja minu brain nagu... Aga lähme siis lugude juurde ja me mõlemad jätkame, mina küll vähem, eelmise saate teemat, mis oli siis teie
või õigemini Patreonide ja Youtube'i toetajate välja valitud teema teadmata kadunud inimeste kohta. Ja mul jäi eelmisest saatest üks lugu üle, millest ma tahaksin rääkida. Ja see on aastast 2000, kui 16. jaanuaril lahkus oma kodust 13-aastane Katrin Errit, et minna siis naabruses olevasse alevikku. Ühe versiooni järgi pidi ta külla minema sõbrannale, teise versiooni järgi oma poissõbrale, aga kohale ta kuhugi ei jõudnud. Ja sihtasutus Kadunud Facebooki postitusest on siis nüüd järgnev info, et Katrini ema püüab sõnapaari teadmata kadunud asemel kasutada sõnu läks ära. Ja see postitus on siis aastast 2022, kui siis 13-aastase Katrini äraminekust sai 22 aastat. Ja see kadumine on tänaseni lahenduseta. Aga siis sellel pühapäeval, kui ta kaduma läks, ütles siis 13-aastane Katrin 2:30 paiku päeval oma emale, et kavatseb minna Rummule sõbranna poole inglise keelt õppima. Ja Rummu on siin, teame küll, siinsamas. Ühtlasi tervitused Rummu vanglasse. Ma kuulsin, et Rummu vanglas kuulatakse meid. Nii et Tõesti, jah. jaa. Okei, ma võtsin eelmisel nädalal vastu ühe elutähtsa otsuse, mille kohta me midagi ei räägi, aga see vägagi seotud sellega, et meid kuulatakse näiteks Murru vanglas. Okei, selge. Igal juhul siis see talu, kus siis Katrin elas, et tema taluhoovist paistsid siis Rummu / Murru vanglate korstnad ja tuhamäed. Ja otsetee sealt kodutalust Rummule viis siis üle põllu ja mööda ühest vanglast, teine tee viis Ämari teele ja sealt kaudu siis suurele maanteele, mis on siis see Haapsalu maantee, ma eeldan. Ja Katrin oma sõbranna juurde siis sõbranna sõnade kohaselt ei jõudnud. Ta oli 160 sentimeetrit pikk, keskmise kehaehitusega, heledate sirgete õlgadeni ulatuvate juustega, hallide silmadega ja nööpsninaga. Ja kadumise päeval oli ta seljas siis uus sinist värvi kapuutsiga talvejope, millel oli kollast värvi vooder, jalas musta värvi püksid ja musta värvi platvorm tüüpi talvesaapad. Ja eriliseks tunnusmärgiks oli siis see, et tal oli juustes roosa juustesalk. Ja asja teeb muidugi kõhedaks mitte ainult loomulikult kogu see, et 13-aastane tüdruk läheb kaduma, aga see, et aastal 2000 olid need vanglad täiskoosseisus töötamas. Ja see 3 vanglat olid siis liiklussõlmena üleriigiline strateegiline kogunemispunkt arvestatavale hulgale erinevatele inimestele, kes siis käisid kas kohtumisel oma vangistatud lähedaste või tuttavatega, viimas neile pakke. Samuti liikus siis selles Rummu Ämari vanglate kolmnurgas erineva taustaga isikuid, kes siis püüdsid üle aia piirituse kanistreid, suitsublokke ja muud igasugust keelatud asju loopida. Ja liiklemist oli palju, Rummule sõideti kogu Eestis, kusjuures ma tuli sellega meelde, et Andres Anvelt rääkis mulle, ma ei mäleta, kas saates või eraviisiliselt, et see Rummule sõit oli ka mafioosnikute hulgas oli nagu, see oli kohustik asi, et sa pidid ikkagi käima oma neid semusid seal toetamas ja et väga palju autoõnnetusi juhtus siin sellel Keila-Rummu tee peal, sellepärast et ega siis mafioosnikud kiiruspiirangutest kinni ei pea. Ja see SA kadunud juht siis, mis ta nimi on, Aare keegi. Igal juhul ta siis ütles, et ta on veendunud, et endiselt on kuskil keegi, kes teab, mis siis 2000. aastal Katriniga juhtus. Ja tal oli palve siis kõikidele inimestele, kes on aastate jooksul midagi kuulnud 2000. aasta talvel Rummul või vangilaagri lähedal ühe tütarlapse kadumisest, et siis kindlasti talle helistada ja usaldada rääkida, mida kuuldud on. Ja lisaks oli tal siis palve kõikidele, kes mäletavad, et juhul kui kellelgi tutvusringkonnas tekkis 2000 aasta talvel selline jope, nagu Katrinil oli, et siis kindlasti infotelefonile 6616 776 helistada ja sellest rääkida. Ja siis ma leidsin Redditist veel ühe inimese loo, kes siis kirjutas nõnda. Kuna elasime väikeses kohas, oli see muidugi suur uudis. Kui ma õigesti mäletan, korraldati isegi otsingud, kuid tulemusteta.
Kohalik meedia kirjutas, et ta läks õppima ühe klassiõe juurde, kuid kõik teadsid, et tal oli paar aastat vanem poissõber. Samuti kirjutas meedia, et ta hääletas tee peal. Mina pean seda üsna absurdseks, sest bussid käisid iga tunni tagant ja pilet maksis peaaegu mitte midagi, eriti õpilase jaoks. Tal oli 3 võimalikku marsruuti, kuid kõige loogilisem oli kõige lühem tee. Kuigi oli jaanuar, oli sel päeval temperatuur umbes kuni +4 kraadi. Lumi praktiliselt puudus. Samas ei mäletama, et politsei oleks eriti palju inimesi küsitlenud. Olin siis 13-aastane ja Katrin aasta vanem. Me ei olnud lähedased sõbrad, kuid meil olid ühised tuttavad ja käisime samas koolis, nii et sattusime sageli samasse seltskonda. Ma ei mäleta, kuidas tal koolis läks, aga arvan, et ta oli täiesti tavaline õpilane. Tal oli palju sõpru ja ta tundus alati rõõmus. Tal oli 2 nooremat venda ja mina sõbrustasin vanema vennaga. Kuna sellest on möödas üle 15 aasta, ei mäleta ma kõike, kuid mõnda asja küll. Kõige tõenäolisem tee, mida Katrin võis kasutada, oli kruusade metsa ja põldude vahel. Tee oli just nii lai, et üks auto mahtus läbi. Käisin nädal tagasi marsruutidel sõitmas ning need pole enam kuigi heas seisus. Kuna mul elas ühe marsruudi lõpus sõber, olen seda teed 10 ja 10 kordi läbi käinud. Kõigi nende kordade jooksul kohtasin seal teisi jalakäijaid võib-olla 2 või 3 korda ning autot nägin seal ehk korra. Umbes kolmandiku esimesest marsruudist kõrval voolab väike oja, sama ka teise marsruudi juures. Teeäärne mets ei ole väga tihe, nii et kogu piirkond ei ole tegelikult eriti kõrvaline. Inimesed käivad seal marjul ja seenel, põldudel kasvatatakse vilja ning üks põld on karjamaana kasutuses. Tollal oli läheduses ka 2 vanglat, üks kinnine, teine avavangla, kuid ühestki põgenemisest ei ole andmeid. Küll aga tuli mõni aasta tagasi välja juhtum, kus vangivalvurid viisid niinimetatud eliitvange ümbruskonda väljasõitudele. Kuid ma ei usu, et seda seost kadumisega kunagi uuriti. Ma ütlen siin vahele, et ma olen sellest kirjutanud vist sellepärast, et seal oli ka üks eluaegne ja see läks eluaegsete raamatusse, kus ma seda asja uurisin ja need väljasõidud ei olnud seal nagu rummus. Nad käisid ikka nagu mingites ägedates kohtades, mingi a la Peipsi ääres telkimas ja nii nagu, et jah. Nii et pigem ma arvan, et kohalikud mingid patsaanid seal, kes ühesõnaga, aga sellest ma loen selle tema testimooni lõpuni. Umbes 2-3 kilomeetrit tema kodust põhja pool asub NATO lennubaas ehk siis Ämari lennujaam. Peade ääres on ka suur veega täitunud maha jäetud karjäär ehk siis rummukarjäär, kuid vesi on väga selge, seal käivad sukeldujad ning sealt ei ole leitud ühtegi surnukeha. Katrini kadumist on seostatud mehega, kes korjas peale hääletavaid naisi ja vägistas neid, kuid seda ei suudetud kunagi tõestada. Varem on Eestis kadunud veel mitu noort tüdrukut, kuid nemad kõik olid hääletanud ja see hääletamise case on mul ka tegelikult looks valmis tehtud, aga kuna see mees sai vanglast välja ja ma olen kindel, et ta on jätkuvalt retsidiivne, siis mina ei julge seda teha. Aga igal juhul jah, seda Katrinit ei ole temaga seostatud, aga kinni ta läks vägistamiste ja tapmise eest, aga on praeguseks väljas. Ja siis aastast 2016 kirjutas ERR sellise loo, et tänu siis SA-le kadunud jõudis Eestisse kadunud laste kadumisteadete võimalikult kiireks levitamiseks loodud kiirteavitussüsteem, mille abil on võimalik teavitada kogukonda kadunud lapsest ning koguda esimeste väärtuslike tundide jooksul võimalikult palju teavet. Et see on siis USA näitel loodud, mis siis seal kannab nime Amber Alert ja Eestis kannab see süsteem nime Katrin Alert ja sai just siis selle sama Katrin Alerti järgi nime. Aga mul pole õrna aimugi, kas ja kuidas see praegu kasutuses on. Ja selle aasta veebruaris, kui Katrin 2. veebruaril oleks tähistanud oma 40. sünnipäeva, tuletas siis SA kadunud Facebookis taas seda lugu meelde, kuidas siis Veskikülast 13-aastane Katrin kodutalu ukse väljaspoolt sulges ja lubas emale, et tuleb pärast sõbranna juures bussiga tagasi, aga selle bussi peale Katrin ei läinud ja sõbranna juurde ei jõudnud. Ja Katrin ema on siis kogu selle aja kõigele tagasi vaadates öelnud, et tema ja kogu pere alla anda ei kavatse ja sama siis ka ei tee sihtasutus kadunud. Ja samamoodi siis jätkuvalt on õhus üleskutse, et keegi, kes midagigi teab, jällegi paneme need pildid ka siia üles, nii Katrini kui siis selle jope pildi, et kui keegi mäletab aastat 2000 oma tutvusringkonda, kellelgi tekkis selline jope või midagi siis kadunud tüdrukust kuulnud, et siis palun anda SA-le kadunud teada ja anonüümsus on garanteeritud.
igal juhul selline väga kurb lugu siit täpselt minu enda aia tagant. Mina võtsin täna minuga samal aastal sündinud Maris Järveloo, mis tegelikult on vist üks kõige räägitumaid lugusid, kadumislugusid Eestis üldse. Aga ma mäletan nii hästi, kui see kõik toimus. Ja see kuidagi läks nagu, võib-olla sellepärast, et oli sama vana, puges nagu kuidagi vaata kuskile ekstra. Igal juhul. Maris kadus siis 24. juunil 2007. aastal Pärnu rannas ja tema oli siis 19-aastane, kui ta haihtus ja viimati nähti teda siis rannas 2:30 paiku. Tol ööl oli siis seltskond noori, sealhulgas Maris, kuni keskööni ühe sõbranna juures majas jaanipeol. Aga kuna neist osa tahtis ujuma minna, siis Pärnu randa. Ja kui teised läksid siis pärast öist suplust peole tagasi, siis Maris ei läinud. Ta ütles oma sõbrannadele tšau ja jäi sinna randa. Ja põhjus oli siis see, et ta pidi järgmisel päeval hommikul 6 minema tööle rannahotelli, kus ta siis töötas hommiku söögilaua teenindajana, mis oli ka minu üks esimesi töökohti kunagi. Ehk siis ma räägin see... Liiga. Aga sinna tööle ta siis ei jõudnud, koju ta ka ei jõudnud. Politseinikud olid alguses väga lootusrikkad, sest et said siis turvakaamerast saadud foto ühest paarist, millel siis kujutatud naise välimus sarnanes Marise kirjeldusega, aga varsti selgus, et fotodel olid kujutatud siiski teised isikud. Marise leidmiseks kammiti mitu korda läbi siis ka Pärnu ranna roostik, aga teda sealt ei leidnud. Ja piirivalve andmel polnud ta ka Eestist lahkunud. Marise isa oli siis kuu aega pärast tütre kadumist öelnud niimoodi: ma ei oska tõesti mitte midagi arvata, mis tol ööl juhtuda võis. Sõbrannadest ta sinna randa maha jäi. Nad ütlevad, et ta ei olnud eriti võtnud. Varem pole Maris niimoodi koju tulemata jätnud. Alati saatis ta emale sõnumi või helistas, et on sõbranna juures ja ööseks koju ei tule. Ja tavaliselt siis, kui Maris ööseks kellegi juurde jäi ja pidi hommikul tööle minema, siis ema alati hommikuti helistas talle, et jumalast siis see magaks. Ja Maris jõudis siis alati niimoodi tööle. Ja sama juhtus ka siis sellel hommikul 5:30 paiku, kui ema üritas talle helistada, aga siis Maris enam telefoni vastu ei võtnud. Aga kutsus? Mobiilikõnedest tehti siis loomulikult ka väljavõte ja viimase kõne oli siis teinud umbes kella 2 paiku. Ja see oli siis see aeg, kui ta veel koos sõbrannadega seal rannas oli. Ja see sõber siis, kellele Maris sellel ööl oli helistanud, elas siis ranna lähedal. Ja see sõber oli talle siis öelnud, et ta juba magab. Ja Maris oli vastanud, et hea küll, ma siis ei tule. Ehk siis nad arvasid, et äkki tal oli selline plaan, et ta läheb koos sõbrannadega randa ja pärast läheb siis tolle sõbra juurde, kes ranna lähedal elas, et siis sealt on nagu lähem sinna tööle minna. Ja. Variant oli ka see, et arvati siis, et äkki ta mõtles, et ta läheb üldse, magab siis nagu töö juures seal hotellis, et omad inimesed sinna saavad ju ükskõik millal sisse ja seal on nagu see variant täiesti olemas. Ma mäletan nii hästi, meil oli ka hotellis seda nii tihti, et inimesed tulid otse peolt, läksid veinibaari, seal olid diivanid, seal ei olnud sellel kellaajal enam kedagi, viskasid sinna sirgu, panid endale äratuse pool tundi enne vahetuse algust ja nurrusid. Ja siis isa kommenteeris veel nii palju, et seda võimalust, et ta ise kuskile nagu ära läks riigist välja.
tema ei usu, kuigi ID-kaart oli tal kaasas. Aga ise arvas siis, et kui ta oleks lahkunud kuskile riigist välja, et siis ta oleks teada andnud nii neile kodus kui ka oma töökohta. Ja Kanal 2-s oli siis 2013. aastal eetris siuke saade nagu Teadmata kadunud uutel jälgedel ja seal oli üks naine, kes väitis, et Marise kadumisega samal ööl tuli temale võsas kallale kapuutsiga mees. Ehk siis tema oli samal ööl, kui Maris kadunud, olnud Pärnu rannas. Ja siis rääkis, kuidas oli tulnud mingisugune kapuutsiga vend kallale. Ja sama kurjategija ohvriks langes sellel samal ööl veel üks naine, ütles see naine siis. Ja see naine siis rääkis, et nad olid mehega Sunsetis peol olnud ja siis rannal veits tülli läinud. Siuke klassik paarikeste case. Ja siis rannas olid siis erinevad seltskonnad, mida ei ole ka imeks panna, sest et jaanipäev on ja. Ja Jahisadama lähedal hakkas naise mees ees minema, kuid naine ei jõudnud nii kiiresti järgi. Ja naine siis kirjeldas, et ta mõtles veel tol hetkel, et on ikka mõnus mees küll, et jätab ta ilma rahata niimoodi randa maha. Ja kui ta siis Viiking hotelli lähedale jõudis, mõtles, et käib enne suuremat tänavasaginat veel võsas hädal. Ja jäi aga hoopis kurjategijale silma, kes teda siis jälgima hakkas. Ja meedias siis spekuleeriti peale seda, et sama mees võis rünnata ka Marist. Aga politsei ründajat ei leidnud, sest et ükski ohver ei pöördunud peale rünnakut politseisse ja ei kirjeldanud nagu seda kurjategijat. Vot, aga mismoodi ta siis kallale kargas, kattis käega suu, sõrmedega surus kinni naise nina, tõmbas tema pead taha. Naine tunnistas, et tal oli hing kinni ja paanikas siis mõttejõul üritas kuidagi sellest olukorrast välja tulla, kui mees teda siis sikutama hakkas võsa poole, ma saan aru. Ja ohvri kõige suuremaks relvad olid kunstküüned, mille ta siis surus sellele ründajale kätte ja igale poole, kuhu vähegi ulatas. Seda enam oleks ta pidanud teada andma, issand jumal. On ju. Ja naine siis uskus, et kurjategijal olid temaga kõige võikamad plaanid, aga tegi siis sellise saatusliku vea, et läks kiiresti koju ennast pesema, et sellest vastikust tundest vabaneda. Ja ka ohvri mees oli oma teekonnal kahtlast vihmamantliga tegelast märganud, kuid ta ohvrist kaasa oli enne teda juba koju jõudnud. Ehk siis ta pesi maha nii selle pori kui ka kõik, mis talle küünte alla jäi. Ja hävitas seega võimalikud tõendid sellest ründajast. Ja saates selgitas siis politsei üleüldiselt ka, et kuigi kadunud inimesi otsitakse umbes samamoodi nagu kurjategijaid, siis ei pruugi info kadunud isikut puudutavast politseile üldse nagu jõuda tihti. Et politsei aktiivseks muutub siis, kui on alust arvata, et kadunud inimene võib olla langenud kuriteo ohvriks. Ja tõmbame sellele joone alla siis Marise ema sõnadega, mis ta andis siis kommentaaris 15 aastat hiljem, see oli vist Õhtulehel äkki. Kui üksi kodus olen, siis mõtlen, et mis ma teeks, kui ta tulebki. Mõtlen, mis ma talle ütleksin, kas ma tunnekski teda enam ära. Issand, kui traagiline. See lugu on jah. Kõik need lood on. Kõik need on ja. Ma lihtsalt mul isiklikult sellega on hits home. Aga teeme väikse pausi, et meelt parandada. Ja see on see koht, kus me ütleme aitäh teile, kes te meid toetate nii YouTube'is liikmetena kui ka Patreonis
gmail.com/kikimoorid ja nagu me oleme ikka öelnud, siis need on kohad, kus te saate kuulata boonuslugusid, saate saated varem kätte, valida saate teemasid, lugeda meie saate märkmeid ja igast muud kraami on seal ka ja igas episoodis me siis loeme ka ette meie toetajate nimed. Soovid sa YouTube'ga alustada? Ma alustan YouTube membersitega. Kõigepealt aitäh Viip Külmaveriste ja Kaljukits. Ja aitäh Külmaveriste, Steffi, Birgit, Janääriin, Ave, Pisike, Alice, Jaanika, Õnne, Egle, Liisi, siis meil on endiselt siin see kauniseljaga Marek, Marge, Tondi, Kati, Saša, Maarja ja Pirjo. Ja aitäh Viipkülmaväristajad, Indrek, Mumm ja Volkergeist, Karina, Anne-Mai ja Taki-Taki, Bubu, musi emojid ja ämbliku emojid. Ja aitäh Kikide sõbrad, Maimu, kes pole kalalaps, Hufflepuff, Pendli Heiks ja Evil Devil ja aitäh külmaväristajad Endre, Kelly Krekiga, Kerli, Merle, Malle, Ketrini Krekiga, Kadi ja Oliver, Krista, Viirastus, Väike, Krets, Valge Siil, Ellu, Helina tuletab meelde minu jaoks, milline on kõrvits, Liina, Kersti, Aksotera, Erki, Anni, Maiken, Ansu, Marta, nimi veel kord muudetud, Ilona, Anne, Tondiste, Kristin, Regli, Annika, Kristi, No Name, Airi, Häli, Karena, Süvariigi kriminaalne Pipi, Kretsu, Diana from the Moon, Bell, Grätu, Kathy ja paranormaalselt ratsionaalne Uhu. Ja siis veel aitäh Madara, Kiku, Krissu, stressikliiniku kaaspatsient. Lihtsalt kõrvits, Eveliine, Torit, Dollhouse stuudio, kummitusnukud, Anette, Paul ja Tõnsa. Nii, aga ärge unustage ka, et www.kikimoorid.ee sealt saab meie fännikaupa ja toetajad saavad ka sooduskoodi ja kikimoorid@gmail.com ootab alati teie kirju paranormaalsusest, tõsielukrimist ja igast kurioossetest juhtumitest siin elus. Aga mul on nüüd siuke müsteerium, mis tuleb Tõrvast ja 1933. aastast. Kui siis 20. märtsi hommikul umbes kella 6-7 vahel jooksis puutööstuse omaniku Gustav Tultsi abikaasa üle tänava Tõrva jõukama lihakaupmehe Luige majja ja kurtis ärevalt, et ta mees olla end öösel üles poonud ja palus siis seal luba, et Luige telefoniga ametivõimudele helistada ja teada anda. Ja kui politsei kohale jõudis, siis proua Amanda Tults seletas, mis siis juhtunud oli. Et pühapäeva õhtul käinud siis mees väljas. Algus käis siis Tõrva veskis Vingisaare perekonnas ja hiljem oli teda nähtud siis tuletõrje seltsimajas napsutamas paari tuttavaga. Ja umbes kella 11 õhtul tulnud mees koju, kaasas liitrine viinapudel viinaga ja siis võtsid need kahekesi pisut napsu. Aga hiljem tekkis sõnavahetus. Mees heitis siis naisele ette, et tal on kerged elukombed ja et ta sõbrutseb võõraste meestega ja tüli siis aina suurenes ja lõpuks läks siis nii kaugele, et mees haaras naise juustest ja tahtis teda puutööstuse ruumidesse tirida ja ähvardas, et poon sinu enne ja siis enda. Ja Amanda hakkas siis vastu ravelema, peksis meest jalgadega ja võitles elu eest. Ja viimaks suutis ta siis mehe käest nagu lahti saada, tõukas ta üle ukseläve tööstuse ruumidesse, kuhu see siis jäi lamama ja seejärel heitis enda sõnul rahulikult voodisse ja jäi magama. Ja hommikul kella 6 paiku läks ta siis ärgates tööstusesse vaatama, et mis mees siis teeb, aga siis ta leidis vaid kangestunud leidis vaid kangestunud laiba kõlkumas tööstuse transmissioonivõlli küljes. Ja siis seejärele jooksis ta Luige juurde. Politsei läks siis muidugi puutööstuse ruumi asja uurima ja leidsidki täpselt nii, nagu Amanda oli kirjeldanud, Tultsi laiba nööri otsast kõlkumas. Seejuures siis laiba jalad ulatusid varvastega peaaegu vastu maad. Selle kõrval oli siis küljeli tõugatud taburit,
millelt siis tõenäoliselt ta ennast siis seisis seal, sidus silmuse kaela ja siis tõukas ennast sealt ära. Aga kummaline oli see, et see surnukeha oli poolalasti, ainult aluspükste väel, särk oli puruks kistud, seljast ära rebitud. Leiti ka hammustamise ja kriimustuste veriseid jälgi kaelal ja rinna peal. Parema käe keskmise sõrme nukilt oli nahk ära rebitud, laiba jalgadel ja kehal oli näha siis palju erinevaid hoopide ja siniseid jälgi ja eriti olid siis siniseks pihksatud laiba jalad. Ja tükati leidus siis kehal ka veriseid haavu ja verd oli tilkunud ka tööstusruumi põrandale. Aga Amanda ütles, et need vigastused tekkisid siis, kui nad omavahel rabelesid ja ta oli enesekaitseks siis mehele jalaga hoope jaganud ja hammustanud ja kriimustanud. Ja ta oli ennast kaitsnud ka ahjuroobi ja kääridega. Aga kuna need vigastused olid ikkagi natuke liiga suured, siis tekkis kahtlus, et kuidas siis see nõrk naine tugevate tööga karastatud meest suudab siis ikkagi läbi peksta niimoodi. Ja samal ajal siis naise enda vigastused olid, ma ei tea, paar kriimustust siin-seal. Aga Amanda siis rääkis, et nende kakelus sai alguse eluruumides. Samas oli jällegi eluruumides väga vähe märke võitlusest, ka polnud seal verd. Ainult naise voodilinal oli mõni väike plekike, mis oli siis tõenäoliselt tema enda kriimustustest. Ja siis tsiteerin, kas tõesti on naise väetid käed nii tugevad, olgugi, et tal oli vist surmahirm. Aga kas mees vastu ei hakanudki? Ühesõnaga, spekuleeriti siis, et need sinised plekid olid tekkinud mingi nürida ümmarguse riistaga löömisest. Aga mis oli siis veel kummalisem oli siis see nöör, mille küljes siis tults rippus, sealt leiti siis salk heledaid naise juuksekarvu. Ja teiseks leiti siis poomisnööri silmusümbert villase sallikarvu. Aga sellist salli ei leitud tervest majast. Ja üldse siis oli väga palju selliseid küsimusi oli õhus, millega siis Valga kriminaalpolitseinikud tegelema pidid hakkama. Aga siis väidetavalt ka naise seletused ei olnud alati nagu ühesugused, et kord ütles ta, et ta viibis mehe poomise ajal koguni minestuses. Aga üks asi oli kindel, et see Gustav Sults suri öösel pärast kella 12, umbes kella 2 paiku. Aga miks ja kuidas, seda siis saladuse kate jäi varjama ja kirja ka ju maha jäetud. Ja siis uudisleht võtab vaevaks kirjeldada meile seda, et kes on õieti proua Amanda Tults. Tema oli siis tulnud mõne aasta eest koos isaga Tartust Tõrvasse ja isa teenis siis politseikordnikuna seal ja sellel tegevuse hetkel oli ta siis umbes 25-aastane, üsna rõõmsa minevikuga, et tal oli alati olnud palju tutvusi ja sekeldusi meestega ja ühe seikluse mälestusena oli tal siis ka 3-aastane poeg, kelle isa olevat siis üks Tartus tegutsev loomaarst, kes maksab iga kuu 40 krooni alimente lapsest. Mingid siuksed asjad pandi kirja. Ma ei tea, kui see on, aga igal juhul, kui ta Tõrvasse asus elama, siis ta jätkas oma seiklusi, tutvus siin ühe ja teisega, ilus blond naine, kuigi avaldab juba vananemise tundemärke, tsiteerin uudislehte. Ülim aeg on naisel nende tundemärkide ilmudes abielluda. Väike igapäevane misogüünia. Ja siis sattus ta suvel kokku Gustav Tultsiga, kes siis oli just ostnud hiljuti ära ühe maja, mille ta siis valmis ehitas ja seadis siis sinna sisse selle mehaanilise puutööstuse. Ja kadunud Tults ise oli siis siuke energiline mees, kes siis oli tööga oma varanduse rajanud. 1919 oli kusjuures siis Tultsi vanem vend Kristjan, kes oli siis Tõrva vesiveski viljakraasimise tööstuse omanik, punaste poolt tapetud ja Gustav Tults oli ka ise pantvangina punaste käes olnud, aga vabanes ikkagi õnnekompel ja hakkas siis hoolitsema kadunud venna 7-8-liikmelise perekonna eest ja asutas siis iseseisva äri. Aga ei suutnud panna siis ilusa Amanda vetlusele vastu ja 32 aasta lõpul oli siis noorpaar ennast ametlikult lastanud registreerida ja pulmad peeti vana aasta õhtul. Aga nagu uudisleht märgib, siis abielu Tultsile õnne ei toonud, et juba pulmapäeval olevat olnud esimene sõnavahetus ja naine oli olevat jätkanud oma lodevat elu
ja olevat siis sõpruses kellegi Tallinnast pärit oleva härraga ja ühesõnaga käis ka palju reisidel ja ühesõnaga kõik see oli siis seal Tõrvas ikka avalik saladus ja andis linnaprouadele palju klatšiainet ja vana tült siis väidetavalt aina kannatas. Ja kuigi ta varem ei armastanud väga viina võtta, siis viimasel ajal nähti teda nagu väga sageli viinaklaasi taga. Jällegi tsiteerin, kõik naise pärast. Ja mitmele heale sõbrale oli siis mees kurtnud, et ta elu on nii kurblooline ja ähvardas võtta endalt elu, sest mis teha naisega, kes teinud ausa mehe kõige ilma naeruks. Ja artikkel lõpeb sõnadega, selline oli kadunud Tultsi elutraagika. Ja kahjuks ainukene asi, mis ma veel selle Tultsi tragöödia kohta leidsin, oli see, et maikuus ehk siis paar kuud hiljem samal aastal kaevati tema surnukeha uuesti ülesse, sellepärast, et mõned omaksetest oletasid roima ja juurdluse käigus siis osutus vajalikuks uuesti see laip lahata. Ja see toimus siis Helme kalmistul. Olevat olnud siis 2 kuud maas sees lebanud laip arstlikuks ekspertiisiks küllaldaselt säilinud. Ja kui see teade levis, siis muidugi see Tõrvas läks kuulutulena ja inimesi tuli kohale mitusada ja politseinikud pidid nad eemaldama. Aga mis siis sai, kas Amanda leiti süüdi või mitte, ei suutnud ma leida oma mitte liiga põhjaliku uurimustöö käigus, aga lihtsalt siis selline kurbloolisus Tõrvast. Nüüd lähme Soome. Lähme. Ja on november 2012, kui siis Soomes Aalto ülikooli tehnikakõrgkoolis õppiv 19-aastane Mattias Palgi, eestlane, tuli esmaspäeva varahommikul kella 4 ajal koos sõbra ja sõbrannaga Otaniemis rannas asuvast saunast sõbra sünnipäevalt. Ja kolmekesi mindi siis sõbranna juurde, kes elas peopaigast umbes 100 meetri kaugusel. Mattias oli sel hetkel viinastunud olekus. Maja trepikojas oli naine andnud võtmed siis teisele sõbrale, kes läks ees 4. korrusel asuvasse korterisse ja jätnud siis ukse teiste jaoks praokele. Naine oli saatnud Mattiase maja teise korruseni ning öelnud Mattiasele, et läheb tagasi sauna siis peojälgi koristama. Ja Mattias kõndis trepist üles naise korteri poole. Ja need sündmused siis toimusid hommikul 4-5 ajal ja see oli siis ka ühtlasi viimane kord, kui Mattiast nähti. Pärast seda puudusid noormehest igasugused teated. Kui naine siis umbes tunni aja pärast sauna koristamast korterisse jõudis, märkas ta, et uks on endiselt praokil. Mattiast aga korteris ei olnud. Naine helistas Mattiase mobiilile, kuid kõne läks otse automaatvastajasse. Ja siis oletati, et Mattias hakkas Otaniemist oma koju Vuosaari poole minema. Aga Mattiase vend siis tollel ajal ütles, et selle kohta ei ole teateid ja ka ükski bussijuht ei olnud tema tunnustega inimest seal näinud. Siis lisaks tõi Mattiase vend intervjuus Õhtulehele välja, et tervis oli noormehel korras ja mingeid allergiaid ei olnud ja ravimeid ei kasutanud ja ühesõnaga vinks-vonks oli nagu kõik selle koha pealt, et midagi nagu selles mõttes tõenäoliselt juhtuda ei saanud, et tervis oleks üles öelnud. Aga samas see on ka asi, mida ei saa kunagi välistada tegelikult. Ja vend siis rääkis, kuidas kõik sõbrad ja tuttavad on läbi helistatud, kui keegi ei olnud siis pärast Mattiase kadumist midagi kuulnud ega näinud. Ja avaldus siis tema kadumise kohta tehti nii Soome kui ka Eesti politseile. Ja Eesti politsei siis hakkas koostöös Soome politseiga noormest otsima.
ja noormees oli siis 187 sentimeetrit pikk ja kandis kadumise ajal seljas musta nahktagi ja valget särki, jalas olid teksad ja valged tennised. Nüüd lähme ajas edasi maikuusse järgmine aasta 2013, kui siis leiti Soomes Espoos Otaniemi rannast tõenäoliselt siis Mattias Palgi surnukeha. Oh no. Ja Ilta Sanomat siis kirjutas, et sellele, et see tegemist oli temaga, viitasid nii riided, pikkus kui ka dokumendid. Ja surnukeha leiti siis arvatavast kadumiskohast vaid mõne 100 meetri kauguselt. Kuidas see võimalik on? Komissar selgitas, et kõrgjastik selles kohas on väga tihe ja et ilmastikuolud olid üliõpilase kadumise ajal väga-väga keerulised. Tsiteerin, jää juba moodustus, kuid inimesse veel ei kandnud. See raskendas oluliselt otsinguid. Ja ehk siis politseinikud olid selle kadumispiirkonna talvel korduvalt läbi otsinud ja nad kasutasid otsingutel ka helikopterit, aga ei leitud mitte midagi. Aga siis 26. mail 2013 leidsid siis koerad selle surnukeha ja see surnukeha oli siis 20 meetri kaugusel rannast. Issand jumal. Siuke kurb lugu. Aga surma põhjust? Ei tea, ei leidnud. Väga kurb lugu igal juhul. Oletama ka ei taha hakata. Ja, aga et lõpetada toredamal noodil, siis mulle meenus, et meil on juba mitu saadet rääkimata üks kriipidus, mis juhtus paar saadet tagasi, kui me salvestasime. Jaa. Räägi ära, räägi välja. Ma meenutan, kuidas see kõik täpselt käis. Aga see oli umbes niimoodi, et me salvestasime. Siis ma kuulsin, ma olin üksi kodus nagu, siis kui me salvestasime. Ja laps oli trennis ja teine laps oli isaga väljas. Ja ma arvasin, et need kaks viimast nagu jõudsid salvestuse ajal tagasi. Sellepärast, et ühel hetkel mul see magamistoa uks käib nagu klõpsuga kinni ja klõpsuga lahti. Ja see oli kinni, see on alati salvestuse ajal kinni ja järsku kuulen, et keegi nagu vajutab ukselinki ja klõps käib. Ja siis ma vaatasin veel ukse poole, ma nägin, et uks oli nagu lahti, mitte nagu lahti, aga ütleme mingi siuke 10 senti lahti, aga ma ei näinud sealt vahelt nagu kedagi. Aga ma nagu kuulsin nagu mingit susinat või sasinat või mingit asja ja ma arvasin, et väiksem laps nagu lollitab lihtsalt, eks ju, et nägi, et ma salvestan ja paneb selle ukse kinni tagasi ja ongi tehtud, on ju. Ja ma nagu ei teinud välja sellest ja siis me tegime saate lõpuni ja siis ma läksin alla ja siis selgus, et kedagi ei olnud kodus. Nagu mitte kedagi ei olnud kodus. Ja kusjuures seda on näha seda hetke, kui sa vaatad ehmatusega ukse poole. Ma ei tea, ma ei ole seda kohta üle vaadanud, kas on kuulda ka seda klõpsakat, aga peaks vaatama ise korra üle, sest et ma isegi ei mäleta, millises saates see täpselt oli. See ei olnud eelmine, see oli mõned saated tagasi. Ja see oli mõned saated tagasi ja see oli veel, oota, ma ütlen sulle kohe, sa kirjutasid mulle. Aga võib-olla me oleme vahepeal nii palju lobanud. Ma kirjutasin kohe ja et ma ei leia üles. Et siis sa ütlesid mingi lause, et see, ma vaatan, kas ma leian. Nii. Oh my god. Mis meil üldse rääkida on? Mis meil rääkida on sinuga? Issand jumal, nii palju kirjutanud või? Okei, UFO lugu. Kui ma UFO lugu rääkisin, siis magamiste uks läks lahti. 13. aprill oleme salvestanud. Ma kuulsin mingit susinat ukse juures ja tundsin, et keegi vaatab. Olin kindel, et Eeva. Olingi kindel, et Eeva. Kassid olid kohal, täiesti õige. Nii et aprilli 2 nädalat tagasi siis, jah? UFO saade. Nii et saate ise vaata panna kõrva peale, et kas on kuulda mikrisse. Harilikult see mikker võtab üsna lähedalt ja summutab tausta ära, aga nii et äge.
äge jah, kikimooridega. jah, hashtag kikimooridega. Aga lähme siis teatud seltskonnaga siit edasi. Mul on kummituslugusid natukene peotäiekene rääkida Nice. ja sul on ka veel midagi rääkida. Nii et siis... Mul on veel üks kadumislugu Eestist rääkida ja mida ma ei julge rääkida avalikult. Okay. Nii avalikult. Ja siis kohtume nädala aja pärast laivis kell 6, 8. mail. 7 Dagmar. 7. Kikimooride Patreonis ja YouTube'is. Me loodame sellega tehniliselt hakkama saada. Saab ikka, me oleme enne teinud seda. Võiks ju saada. Vist. Ja igal juhul seniks siis püsige kõhet. Nii, mina olen endale pannud kõrvale jooksvalt erinevaid threede, kus räägitakse kummituslugudest ja praegu ma võtan ühe, mis on kasutajanimi Woozi, 2VOZHIE ja alakriips 15. aprilli nagu thread, kus ta siis kirjutab, et tal on igav ja rääkige mulle kõige creepim asi, mis teiega on juhtunud.